Jõu, sa põtsin. Meil on mingi random pühapäeva õhtu ja ma mõtlen, et jõu, mis siis, kui ma teeks uuesti YouTube'i. Ma ütlen seda täiesti ausalt praegu. Mul on nii imelik filmida ennast lihtsalt. See on nii harjumatu, eriti veel. Ma praegu ei ole nii avalik koht, aga mul juba siin on imelik olla. Ma ei kujuta ette, kuidas ma avalikus kohas üks asjaga hakkama saaksin. Aga jõu, siin ma olen. Ma arvan, et ma räägin teile lähemalt. Aga lähme teise kohta. Suvakas pühapäeva õhtul lihtsalt ma olen nagu, et jõu, sorry, peaks lihtsalt mingi videosid tegema hakkama. Miks mitte lihtsalt proovida? Mitte nagu regulaarselt, aga vahepeal midagi huvitavat võiks teha. Tegelikult see algne idee tuli üldse sellest, et ma tahtsin minna Leetu autot ostma. Ja siis ma mõtlesin, et ostaks lahe mingi tripi video teha, vaata, ja siis mässata mingi autoga särki. Mul ei olnud tolle ikka seda rahalist võimalust ja siis see sinna paika. Ja nüüd, kui ma käisin autot ostmas Rakveres, ma unustasin teha selle. Seega nüüd ma teen siis lihtsalt nagu teen hilisema preview lihtsalt. Ja ma räägin, see valgus. Ma ei leia vist kohta, kus saaks normaalselt filmida õhtul nagu. Räägime BEM-ist siis. BMW E91 325 diisel, 145 kilovatti, M57 mootor. No kuhu jooksed taas? Teist elu sa ei saa. Kui ei meeldi, siin võid ennast saab panna põlema. No kuhu jooksed taas? Teist elu sa ei saa. Kui ei meeldi, siin võid ennast saab panna põlema. Ma nagu lavin seda, et ma tulen, filmin videot ja siis ma avastan järgmine probleem. Norm. Need on need BMW rõõmud, vaata. Rahakott peab paks olema. Me ei kommenteeri seda, et siin üks hingel ei tööta. Me tegeleme sellega homme. Lisaks teisipäeval paigatatakse siia navireki seade. Räägin sellest varsti lähemalt. Miks? Milleks? See ei ole midagi erilist. See on 2009 ehk siis facelift. Aga jällegi veits nõme vahetusaasta. Põhimõtteliselt on osa mingid jupid on facelift osad, on pre-facelift osad, on ju. Et see on siuke veits jama asi. Aga ta siiski läheb facelifti alla. Ta miningal määral ta on ikkagi nõme, vaata see, et ühedast ühtemoodi, teistes on teistmoodi. Et kellele see ikka meeldib. Kõik võiks olla üks, on ju. Ma ei tulnud selle peale mõelda. Ostsin ära ja nii oli. Mis selle puhul oli? Alustame sellest, ma käisin ostmas seda. Kõik tundus jumala fine, kõik oli jumala maasikas lihtsalt. Viisin vanaomanik ära ja 5 minutit hiljem, pum, viskab tuled ette. Armatuuri, ma mingi freak outin seal lihtsalt. Aga ei, kõik on fine, see oli kõigest ABS Sandur. Naljakas oli see, et ma ütlesin ta, et mul on ülihead kaugtule, vai seda on ja mõtlesin, et keegi oli mingi piirid ära vahetama midagi. Ja siis mu sõber, sul on leedparre. Ma nagu, mida sa ajad? Ma käisin autot ostmas, ei ole see mingit leedparre. Ja siis me vaidlesime, tulime välja, vaatan, on ja leedparre. What? Okei, siis tavai nagu. Varustuse koha pealt halogeenid võiksid olla xenoonid. Me ei hakka vinguma, eks ole. Kõik annab ära teha tänapäeval, retrofitida, särgid, värgid. Ja kuna need inglid lähevad nagu nii vahetusse selles mõttes, et üks oleks läbi, siis ma vahetan mõlemad ära. Ma panen sinna leedid, et ta näeb vähe ilusam siuke valge välja. On. Kunagi vahetan need neerud ära. Panen, ma ei tea, kas mustad või mustad topelt neerud. Ma veel ei tea, ma veel mõtlen selle peale. Ja kindlasti väljad tuleks ära vahetada, sellepärast, et need väljad jah, ei ole väga viisakas selles suhtes. Taga on viisakas, siukene facelifti tuledega. Mulle meeldivad nad vähe rohkem kui need pre-facelifti omad, sest et need on need LED-suunad ja need ribad, mis siit jooksevad, need on nagu normid. Mis me räägime? Meil on panoramkatus. Seoses siis sellega, mul on olnud 291. Ühe ma ostsin Leedust, seal tagasild
mädanes põhimõtteliselt alt ära ja siis ma müüsin ära selle. Teisega ma panin normalt pauku, plaks, mis iganes selle pildid. Selle läks magandmisele. Kes tahab story't, siis kommenteerige, et siis ma teen story mingi aeg selle kohta. Ühesõnaga, autos on igasugused olnud, aga ma räägin praegu BMW-dest, on ju. Teised 2 olid pre-faceliftid, siis ma mõtlesin, et okei, eelmised 2.0 ma tahan siis 3.0 ja facelifti. Seega eelnevalt M47, need on siis M57. Ainuke asi, mis inimesed võivad öelda, et automaat. No ma ei tea, mul igapäev sõiduks. Mulle meeldib, mugav. Mulle isiklikult meeldib ka nagu manual rohkem, aga kuna mul on linnasõitu suht palju, siis mul on automaat nagu selles mõttes mugavam. Kindlasti manual jaoks nagu odavam hooldada ja remontida. Bensukad mina osta ei taha, ta kõlab paremini ja mingil määral liigub vist paremini, kuigi M57 on väänet. Aga ongi see, ma olen selle M57, M47 uskusega ja diisel, nii et tuleb ikka diisel. Siis on mina siis Hi-Fi heli. Istmaal on supparid, ees on 2+2 ja taga on 2+2 pedalit. M-laadne rool nuppudega. No siit on praegu laiale, ma vast räägin. Täitsa Android makkan. Kui palju ma ise kasutan, on iseasi, sest et see ei ole kõige kvaliteetsem Android, aga põhimõtteliselt on poolnahk sportistmed on ees taga. Selles mõttes, et on igal pool sama. Topsihoidjad, täitsa töötavad mõlemad. Katusuluk, täitsa toimub. Automaat päevasõidu tuled, põhimõtteliselt udukad päevasõidul põlevad inglid ja alla udukad põlevad vähe tumedamalt. Udukad põhimõtteliselt saad eredamaks panna. Sest ma räägingi, et põhimõtteliselt originaalis nad CCC väikse ekraaniga, aga kui siia pandud suure ekraaniga Android, siis põhimõtteliselt see on nagu stretched out. Nii et tehasest tuli siukse nupukombinatsiooniga. Siin nagu võiks olla CIC, aga ma räägingi see, et kuna ta on vahetusaasta, siis facelift asjad kui ka siis pre-facelift asjad. Istmusvendused ees taga, parkimis Android, samamoodi taga ja ees, kojamees, olemas, töötab, nupp, töötab. Aga ta ei hoia, see on ainuke asi. Loomulikult nagu Bemmile kohale peab üks tööriista kast olema. Täna käisin Motonestis, ostsin korraliku 5V40. Üli huvitav lahe asi, mis siin veel on. Põhimõtteliselt see nupp. Ja siis mõtleb kärukonks. Üliluks. Põed uuesti. Läheb alla. Jalaga hinni. Oba. Taga ruumi küllaga. Ja kui me juba kaputti alla vaatame, siis midagi erista näidata ei ole. M57 nagu M57 ikka. Mingeid üleliigsed lekkeid ei ole. Täitsa siuke viisakas. Natuke rääkida siis, mis on tehtud ja mis vajavad tegemist. Esimene asi, mis kohe oli, ABS Andor läks. Kõigepealt läks tagumine parem ja siis läks korraks ära ja siis tuli esimene parem kohe. Siis oli vaja, õli oli natuke vähe, panin õli juurde. Nüüd siis tuli meil see ingritule probleem. See siis homme vahetan ära. Mingi probleem on see piduriga selles mõttes, et kõik toimib, aga see kuidagi hullult ragiseb. Väidetud pidi okei olema, et see pidurisadul või brake caliper, ma ei mäleta, kus eesti keeles oli, vist oli pidurisadul. See seal, kui pidurit võetud, siis ta ragiseb. Ühelt poolt tulem kui teiselt poolt. Teiselt poolt nagu väga nagu normaalne, aga siit poolt on kuidagi nagu liiast. Ma ei oska öelda niimoodi. TPF on umbes varsti peaaegu, seega sellega võtta midagi ette. Kett tuleks ära vahetada. Õlivahetus tegelikult on tehtud, aga ma tahan siia teise õli panna, seega see tuleb välja ja läheb teine asemele. Samuti peaks üle vaatama käiukasti õli, ehk siis siin siuke nipet-näpet tegemist on. Ma siin päris kõike ka nüüd nagu spoilima ei hakka. Lihtsalt ma täiesti üllatuseks käed. Kunagi hiljem tuleb siis plaanid, siis saab tehtud. Aga praegu esialgne, mis siis nagu vaja teha ära, on kriitilisemad asjad ma just mainisin ära. Ja selle inglitulepirniga me siis tegeleme homme. Teine asi, mis ma siis oskan rääkida, on see, et navirekki sääd tuleb siia peale. See tähendab seda, et telefonist arvutist saab uksi lukustada ja lahti teha. Näen kõik auto andmeid. Selle põhimõte on see, see auto läheb rendile. Seega teil kõigil on võimalik seda rentida. Ma veel mõtlen selle peale, kuidas täpselt, aga
ma tean juba seda, et kui keegi teist on huvitatud, tahab rentida, kindlasti juhiload. Aga point on selles, et esimesel mingil kogus inimestele mingis summas teen soodustust. Saate sõita, saate nautida. Mis ma siin ära veel tegin, oli see, et vasakpoolne kõlar oli läbi, seega selle vahetasin ära. Ja siis nagu ma ütlesin, on lahti kõik praegu, siit, sealt, igalt poolt. Sellepärast, et see pistik, mis tagant võimust tuleb siia ette, see on natukene väsinud, see tuleks ära vahetada. Kuna ma ei olnud sellega tegeleda, siis ma kõik lahti jätnud, kuna ma ei viitsin kogu aeg lahti kokku või väntsutada siin. Ma jätan praegu lahti ja siis mingi aeg tegelen sellega. Hinna kohta küsite siis tahtis 5.2 saada. Ostsin see 4.8-ga. Ja no, registreerimistasu midagi. See oli 4 sotti just peaega. Mulle meeldib, et keegi on siia jätnud, et saab autot pesta. Ühesõnaga, sellise hinnaga tuli ja nii on. Muidugi kaasa sain ma ka tegelikult päris korralikud Continentali lameelrefid, handflatid. Rääkides sellest siis 7 tollis väljad all. Aga kuna ma ise talveks panen nagunii naelad siia, ma olen harjunud naeltega sõitma talvel, eriti Bemmiga, tagavedu, siis no, see on pigem nagu võiks. Seega need läksid müüki, need müüsin ära. Ma siis pesen auto ära, teen teile need iluklipid ära, mis teile nägite ja siis vaatame edasi. Aga ma ei tea, mul praegu on midagi targemalt rohkem öelda. Vaatame, mis homme saab. Teeme seda tule juurde ja teeme üks tšiki-prikid ja teeme nii. Ja temagi teab, et päevast päeva elu on lihtne kui unengi. Mida en reeda, müüb oma haavatud hinge, tulles tagasi. Ja kuigi ta teab, kellest ta hoolib, kõnnib kui klaasi. Yo, what's up? Lennab. Jälle õhtu. Ma ei oska vist normaalsel ajal filmida. Tegelikult ma olen siuke ööinimene, ma olen öösest üleval, kuigi no, ma võiks magada, sest ma käin tööl, aga nagu... Mis teha? Ühesõnaga, ma sain siin paar asja tehtud. See on näitnud jälle. Midagi erilist suurt teinud, aga ma ei tea. Raha ei vaja kuluta, nii et... Esiteks mõlemal pool ilustanud ära vahetatud. Ja need ilusad valged. Leedid, sellised valged normid ja mul reegelt meeldib, aga that's not it veel. No need on kõik halogeenid, aga need on nagu vähe valgemad. See vist väga ei aita ikka. Ai no see on ikka näha, selles mõttes see on valge. Kaugtuld on raske vaadata, sest mul on LED-barr, aga no ilus valge, enne oli mingi siukene kollane vaata. Annab vähe uuema auto vaibi küll nagu. Teised asjad ma panin eile, udukad ma panin täna. Ma suutsin valed pirnid osta. Need on tegelikult vaata põhimõtteliselt ühesugused, lihtsalt ühed on võimsamad ja natukene see konnektor on natuke suurem. Ta ei mahu sinna lihtsalt füüsil sisse. Aga muidu need on identsed põhimõtteliselt. Seega ma täna ostsin õiged. Need on ka sellised valge maad. Inglitega enna võrrelda need leedid, aga siiski. Lähitulodega on põhimõtteliselt samad. Ongi. Seega, aga that's not it, meil on veel. Vaadaks seda pulli. Mis mulle teile veel uudist on? Navirek käis ära, pandi mulle see GPS-de peale, et ma kohe switchin natukene halvama kvaliteedi peal, mis ma saan näidata seda ka. Suht vingi värk on. Käisin autot pesemas jälle. No seekord ma pesin lihtsalt veega üle. Sest et nagu ma ärkan hommikul üles, lähen tööle ja siin on normid lind lasknud tuime lihtsalt. Klaasi on normilt täis, ma pidin selliselt maha saama. See oli ikka nästine. Tagaklaas ja vihma saas ka, siis tagaklaas ja katus oli ka siukene nagu ta on kuivand esi, vaata viin, vihm. Ikka suht nästi. Kõlaritega pole siiamaani jõudnud tegeleda, on siiamaani lahti. Ja üks mõte oli mul veel, mille peale raha raisata, salongi panna need valged, ma ei tea, kas leedid või lihtsalt valged pirnid, et nagu salong oleks ka ilus on valge, mitte kollane. Et seda ma vaatan ka homme. Et kui palju ei maksa ja kui ma saan lahti ja ma vaatan, mis sisse läheb, et siis teen sellega ära, tahaks nagu valged leedid panna või midagi. Ma ei tea, kas homme või mingi päev ma pean jõudma nende kõlaritega lõpuks tegema, sest et nüüd see kõrvalistuja poolne läks ikkagi jälle kurstu. Kõik muu töötab, aga see ei tööta ja mind häirib, kui ma ühelt poolt ei kuule, see on nagu nii ebamugav kuidagi kuulata. Seega jah. Aga vaatame seda navireki teemat. Ja meil navirek.
Oba isegi fokusseeris ära vapse. Ilusti näeme ära. BMW 91. Me oleme siin Jazzis, mitte Jazzis, vaid tähendab Kadakus. See on Selvere Jazz. Ja ega siin midagi selles mõttes huvitavat aga ei ole. Sõidukid. Siin näitab autot mul. Ja siis näeb igasugused andmed. Täpselt kohta on ja saab vaadata, kus, mis käidud sõidetud on. Ja siin muidu see näitab väljas kogu aeg, aga tegelikult ei ole. See näitab 1 liiter. Ma ei tea, kas võib-olla näitab mul auto valesti, ma ei tea. Ühesõnaga siin näitab 34 liitrit. Siis mul Android vaata näitab liiter rohkem. Võib-olla see on Androidi teema. See on ka kilomeeter vale. Võib-olla see on lihtsalt mingi mängimisruum või midagi. Aga pöörd näitab ilusti, kiirust näitab ilusti. Naljakas on see, et ta ei näitab, ma paneksin drive'i peale, ta näitab kogu aeg, ma olen pargi peal. Ja kui ma olen pargi peale liigun, siis ta paneb mulle kirja, nagu mind pukseeritakse. Teisaldus pargib. Tegelikult ma sõidan kõik. Aga põhimõtteliselt muidu nagu kõik toimub. Siuke vingvärk. Siis põhiteema on siis see siin. Esiteks me saame vaadata, kus auto asub täpselt Mapsi järgi. Koordinaadid saab ja Mapsi saab panna. Aga meie main teema ikkagi on see siin. Aba. Ja lähme katsume. Ja no on lukus. Ja täpselt samamoodi. Niimoodi. Aba. Uksed lahti ja. Normaalne. Nii, põhimõtteliselt. Ma vaatasin ära, ma enam-vähem mis taha, ma ühe korra teinud seda. See peaks igale poole minema samad pirnid. Ma võtsin praegu siit ülevalt lahti, panin tagasi juba. Kõik need 2.5 V5, 2.5 V pirnid või T5 või mis siis need olid sokliga. Ja need maksa mitte midagi põhimõtteliselt seega. Saame sellega ära teha. Mitte, et see nii oluline oleks, aga nagu miks mitte auto teha ilusaks. Samas ma mõtlen, miks ma teen auto ilusaks, kui ma nagu nii Eestist ära lähen autosi ja palju. Aga kuna kui ma Eestist tulen sõita tahan, siis on ilus auto. Ja no tuleb ikka teistele kahvatlemaks teha, et kui keegi renti tahab, siis on ilus auto vähemalt. Saab vaheldaks vist päeva alguses ka filmida. Ega siin midagi erilist ei ole. Ma tahtsin näidata lihtsalt, mis ma ära tegin. Tegin need tuled ära salongis. Midagi erilist ei ole. Kõik leedid. Ja kõik need samamoodi. Seal taga ka need töötavad ka. Jaa, unustasin juba ära. Mitte ainult see, vaid kui ma siit nüüd põlema panen, siis praegu küll valge väljas, aga ei, ikka on näha. Panen kustu. Jep. Ja teise puhul samamoodi. Suht luksa. Jaa, pagassis ka. Esiteks siia panin valge. See on küll muidugi, et seal on leedid ühel pool, seega ma panin ta pilti võtta näiteks mõlemast natukene. Need küll praegu ei aita midagi, sest õus on valge, aga Adin, see loksub siin, sest et jah, siin ei saa mitte midagi teha. Jep. Seega järgmiseks on meil vaja veel kõlarik korda taha. Siis meil on esialgu vist plaanitud asjad tehtud ja siis ma ei tea, mis siis tulevad uued asjad, siis kui pappi tuleb. Kuna mul võid tellimust teha ja tellimus oli miinimumlimiit oli 10 €, siis ma pidin ostma midagi veel odavat. Seega ma nagu üldse ei tellinud halogeenneid. Ma ei tellinud üldse halogeen punaseid pirne ja need töötab, ma proovisin. See on 2 tükki sees, seega nagu igav hakkab ja pulli pärast tahad, saab siia panna need lihtsalt. Ja pandi sinna keskele, tegelikult see ei suht fancy, aga nagu mida ma tein sellega, nagu ma vajan valgust. Vahet pole kumba, ma kasutan ka küljamasid või seda ülevalt, sest nagu ma vajan valgust, mitte punast. Sama, ja ma ei viitsinud vahetada kogu aeg, aga muidu muud lait paned käima kogu aeg. Samas see paistaks näkku ja saaks suht rõve sõita. Yo, what's up? Ma ei tea, ma olen Norras, ma ei tea, kuidas teiega. Igatahes sellel, kui mina juba Norra jõudsin, käis auto vahepeal puhastuses. Enne kui me sellest räägime, siis ma ikkagi pidin need salongis pirnid ära vahetama. Panen teile see klipid ka. Need vanad valged pirnid, mis ma panin, need olid mingid odavad, vaata. Need mingi kogu aeg kustusid ära või mis iganes, kui põlembaid või mingi probleem nendega oli. Igatahes ma nüüd siis panin need CAN Bus Error Freed ja need töötavad ideaalselt on isegi veel paremad minu meelest. Need küll olid kallimad, aga elab üle. Ja teiseks,
ma nagu fiksisin need kõlarid ära, aga need lihtsalt ei tööta jälle. Üks kõlar jamab juba sellest ajast, kui ma Eestis olin. Ma ei viitsin seda armatuuri uuesti lahti võtta, et seda hakata tegema. Ja nüüd väidetavalt siis tagumine parempool jutud järgi ka ei tööta, seega keegi peab sellega tegelema mingi hetk peab ketire sinna kontrolliga minema, et kas on ketti vaja vahetada või mida. Või ma ei tea, palju raha eest saab, et midagi veel vaadata üle seal. Seega seal nagu nipet-näpet teha on, aga mina sellega tegeleda ei saa, mina on Norras. Käis siis auto mul puhastuses, välipuhastus, keraamika ja sisepuhastus. Panen teie väikese promoklipi siia. Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke? Please pray for me. I can never hide my ghost, come everywhere I go, tell heaven don't wait for me. Staying waiting at the gate for me. I heard his bitch born little P faithfully. That's why he pussy got hate for me. They was busy chasing bitches, I was chasing shit. Know me, I'm the edge I fall. Looking out of battle like I never even knew at all. Walking around in the hall, and then the bell rang, and I said something that I couldn't recall. Making me cry in a way that she did, I can't forget myself. Aitäh, Baba Detailing. Best lihtsalt nagu hea hind, hea kvaliteet, 0 sõnu. Soovitan teile kõigile. Tallinna, Harjumaa. Sõidab ise kohale, kui vaja on. Saate võiti tema juurde viia. Teeb hea hinna. Maasikas. Nüüd räägime sest rendist. Ma otsustasin niimoodi, et ma teen siis 10 esimesele inimesele 10 eurot soodukat. Muidu on auto rendis 35 eurot päev. Aga esimesel 10 inimesel, kes rendivad, teeme 25 eurot. Et saada soodukat üks kahest, kas siis otse Fooruse lehe pealt, panen teile lingi descriptionisse või kirjutate mulle Instagrami DM-i @tobits. Saame teha ka nagu nii-öelda keskkonnaväliselt seda, et lihtsalt otse ülekanne ja saate autot kasutada. Siis kütuse panete ise, sõidate ära palju vaja ja panete kütuse tagasi ja siis mulle päeva eest 25 eurot. Esimesed 10 renti on siis niimoodi, et mitte päevahind, vaid nagu esimesed 10 inimest, kes rendivad, saavad siis selle hinnaga. Panen siia ka teile väikse pildi kulutusest. Polegi muud midagi öelda, et ma ei tea, vaatame, mis siin Norras saama hakkab. Teeme mingi videosid veel. Kui on autos mingid update'i, siis ma kindlasti proovin mingi video teha teile. Näeme järgmises videos. See ya!